Mina olen Kristina. Ja mina olen Laura. Ja meie oleme Provintsi progressiivid. Räägime elust ja inimestest väikeses linnas ja suures maailmas. Milline tundub maailm Pärnakale ja Pärnu maailmale? Sellest kõigest sügavalt, aga humoorikalt. No nii, tere toredad kuulajad ja tere Laura. Me oleme tagasi üle kaua pika aja? Kuu. Ja me just Lauraga enne rääkisime, et see tundus kuidagi nii pikk aeg. Aga siin me oleme ja nii tore on tagasi olla. On jah tore tagasi olla, ma tahtsin ka seda öelda. Ja ma võib-olla tahtsin öelda, et ma ei tea, kas kuulajad sellega samastuvad või mitte, aga kui mina reisin, siis ma lülitun kodusest elust täiesti välja. Et ma olen mõelnud, et miks see nii on, et kas ma olen jälle tähelepanematu, et mis meelelt, see keelelt, eks ole. Aga tegelikult ma sain aru, et mul on tõesti nii, et ma elan sinna teise reaalsusesse nii sisse, et mul on sealt väga raske välja tulla, et see, mis toimub kodus, ei ole tol hetkel osa sellest reaalsusest, nii et see aeg tundub mulle isegi veel pikem ja ka see, kui kaua ma sind pole näinud ja kui kaua me pole rääkinud, tundub mulle lausa igavikuna. Ja Laura käis reisil, mina lähen reisile ja tegelikult see maikuu üldse on olnud igavik. Mulle tundub, et sinu sünnipäevast saadik, Laural oli aprillis sünnipäev ja see oli väga imetore sünnipäevapidu ja mul on selline tunne, et see on nagu mitu kuud vahel. Ma olen oma raamatut lõpetanud ja teist raamatut paralleelselt kirjutanud ja ma isegi ei ütle sulle, et ka kolmandat alustanud. Ära ütle, jah? See on see, kus... Jeesus. Ja see on see olukord praegu, kui tunned, et on powerit ja tervis on tagasi ja siuke tunned, I'm back. Until I'm not. Aga seda esimest osa mul oli väga tore kuulda, et tervis on tagasi, I'm back until I'm not. Ja siis mul oli... Ei, selles mõttes, et need asjad käivadki. Vahel on nagu rohkem energiat ja jaksu ja powerit ja vahel ei ole. Ja ma arvan, et elu ongi selline. Mitte elu ongi selline, see on süge. aga ongi erinevad perioodid ja praegu on kevad ka, kuigi mul ei ole kunagi sükest hooajalist madalseisu olnud. Me oleme sinuga ka rääkinud, et sügis on just selline midagi hästi mõnus ja värviline ja mulle väga need hooaegade üleminekud meeldivad, mille pärast mul on natukene ka kurb, et ma järgmine nädal ära sõidan. Et ma mäletan, üks aasta ma olin Hispaanias täpselt niimoodi, et see lehtede aeg ja selline kõige kollasem, punasem aeg. Ma sõitsin siis ära, kui need lehed hakkasid muutuma ja ma tulin tagasi, siin oli vist olnud korraks hästi külm ja need lehed olid maas ja siis mul oli siuke tunne, et ma olen millestki ilma jäänud. Saad aru, kui sa praegu räägid, siis mul hakkab siin suvehakul tekkima sügise nostalgia. No võt, kas me tahame oma kuulajatega veel midagi jagada, kuidas meil läinud on ja mis me teinud oleme või me hüppame teemakäsitluste juurde? Hüppame teemakäsitluste juurde ja kuna sa ütlesid, et ma võin Essa olla, ütlesin. Siis hästi, ma kohe hakkan paugutama. Laura, kas sa arvad, et sa oled aus inimene? Üldjoontes kindlasti. Ma arvan, et väike mitte ausus on meisse kõigis sisse kodeeritud, sest et ma arvan, et miks mul tulevad kohe nagu ingliskeelsed väljendid, et see väike mitte ausus tegelikult teenib meid ka mingisuguse kaitsemüürina. Need on need mõtted, mis mul kohe tulevad ja mulle nagu meeldib selles mõttes, mulle meeldib radical honesty ja radikaalne ausus minu jaoks tähendabki seda, et inimene ongi endaga aus ka selle osas, mille osas ta aus endaga ei ole. Jaa. Mul on viimasel ajal need Instagrami kogukonnas sekspositiiv jälgijad öelnud, et küll midagi on nagu muutunud, et väga põnevad teemad, et sa justkui nagu seksist ei räägi, tegelikult räägin küll, kui ridade vahelt lugeda, on ju. Aga et see kuidagi siuke inimeseks olemine ja mitte ainult sisevaatlus, vaid selliste kohtade välja toomine, et tegelikult me teeme neid asju pidevalt, aga me ei märka neid, me ei sõnasta neid, ei mõtesta neid, ei tunnista neid, eks. Et see on kuidagi nagu, ühesõnaga, ka Instas hästi vastu võetud, aga ma tegin siin, ma ei mäletagi, oli see eelmine nädal või, ühe postituse.
mis algaski niimoodi, et ma lihtsalt ütlen ausalt, mis ma arvan ja kuidas asjad on. See on selline esimene slaid, eks ju. Ja see ei ole see, et mina ütlen ausalt, kuidas asjad on, vaid et see on asi, mida me väga sageli kuuleme. Ja ausust me ju peame millekski väga hindamisväärseks justkui. Aga siis on nagu küsimus selles, et või nagu tekib küsimus, et mida me selle aususe all silmas peame. Ja mul endal on viimasel ajal teki nagu hästi silma kriipinud ja kõrva kriipinud, mitte ainult viimasel ajal, tegelikult on kogu aeg, aga ma arvan, et mingi osa küpsemisest on ka see, et kuule, ma ei viitsi enam selle enesereguleerimisega tegeleda ja kui asi mulle nagu vastukorva on, et eks ma siis ka väljendan. Aga et aususeks ei peeta, mulle tundub mitte niivõrd sellist haavatavust ja haavatavaid vestluseid ja ka enda sisekaemust, vaid seda, et kuule, retuusid ei ole Laural on täna retuusid kalas. Jaa, meil oli see retuuside jutt. Ja, et retuusid ei ole nagu igapäeva riietus või et igale kehale retuusid ei sobi, ära sina kanna. Miks nagu inimesed või et kuule, et see soeng on küll nagu kiirnuudlid on ja siis peetakse seda jube nagu hindamisväärseks, aususeks, et vot, tema on aus, tema räägib nii nagu asjad on võimaga oma enda valdkonnas. Näen päris palju seda, et kui keegi ütleb, et meil on seksis ja seksuaalsuses nii, meil on mehed, meil on naised, meil on tratatatata, et siis need inimesed, kellele meeldib see seisukoht, nimetavad seda aususeks ja selleks, et ta räägib nii nagu asjad on. Või kui ma vahetevahel kuulan, mulle meeldib Vikerraadiot kuulata, kui ma sõidan või vahel ka kodus ja siis need helistajad, kes sinna stuudiosse helistavad, kui on mingi telefoniliin lahti, helistavad ja ütlevad, et see on ju nii, see on ju nii, see on ju nii, see on ju fakt. Mis sa selle fakti all silmas pead? See selleks. Aga et miks nagu, miks ja aga et miks inimesed arvavad, et kogu maailm tohutult vajab kuulda seda, et sinule ei meeldi, kui keegi kannab riideid, mis tema kehale meeldivad ja mis talle mugavad tunduvad. Et miks me nagu, meil on stuudios lisaks meile ja Kaurile veel ka Pluto, kes on Laura koer, et kui te küünteklõbinat kuulete, siis mitte Laura närviliselt ei klõbista, vaid Pluto klõbistab. Ja väga intensiivset hingamist ja vahetevahel ka enese lakkumist. Siis ei ole see mitte Laura. Jah, see ei ole mida. Et teatud asju ma siiski seltskonnas ei tee. Just, et mulle tundub, et see ausus, millest inimesed sageli räägivad, on pigem selline välja plärtsatamine. Me näeme seda ka erinevate infukate poolt, kes enne, see on selline tehtud mõeldud, on ju. Et kus tema alles ütles, et sageli mulle tundub, et inimesed tegelikult endas väga palju hoiavad seda, mida nad tahaks välja plärtsatada ja kui keegi teine plärtsatab, siis on nagu, ta plärtsatas minu eest ka, ta on aus ja ta räägib nagu asjad on. Ja ma just täna hommikul kusjuures sattusin jälle sellisesse videode rägastikku, väga positiivsesse videode rägastikku, kus käsitleti neid mehi, kes naistele sätivad kaela pähe turjale selliseid moraalseid ootusi, et mis on aktsepteeritav, mis on justkui normaalne ja tehes ta justkui sellisest nagu moraalselt kõrgemast positsioonist, mida nad tegelikult, kus nad tegelikult ei ole, vaid see ootus või nõue neilt teatud naiste osas, tegelikult laiemalt kõigi naiste osas, aga seal käis jutt just nimelt OnlyFansis tegutsevatest naistest, et tegelikult see tuleb mingist sellisest viha täis olevast kohast. Ja sinna annab muidugi sügavamale veel sisse minna, et aga sellel ei ole mitte midagi pistmist moraalsusega, sest et need samad moraalsuse põhimõtted neile endale erinevates situatsioonides ei kehti. Just, ja minu meelest ausus ei tähenda, või mis ma ei tea, üldse kuidas nagu seda jälle aususe konteksti, see ei ole mitte see, et ma ütlen ausalt, vaid täpselt see sama asi, mida sa ütled, et kellelgi on viha ja seda viha ma väljendan ja kui agressiivsus on selline vastuvõetav viis olla mees või mehelik, sest et näed, see on dominantne, et siis on aus, siis see on värk, on ju. Aga kui nagu tulla sealt sellest vihaste meeste maailmast, tegelikult me elame kõik ühes maailmas, ei ole mingit vihaste meeste maailma, kahjuks. Sellest ruumist. Just lihtsalt igapäevase suhtluse ruumi, et siis kuidagi
jääb märkamata või tähele panemata see, et iga mõte ei ole tingimata küpsenud mõte. Et see võib olla ka tundes ähvatus. Vahel ma ütlen, et inimesed on ikka nii lollid või et enamus inimesi on lollid. Ma võin seda öelda siis, kui ma olen mingis haavatavas või tundlikus teemas kuidagi nagu abitu või ma tunnen, et mul on nagu meeleheitel, kuidas te aru ei saa. Et sa teed endale haiget, sa teed teistele haiget, eks ju. Aga see ei ole see küpsenud mõte, et enamus inimesi ongi lollid, vaid see on selline ahastus või meeleheide. Ja me kõik teeme seda, on ju, et see on ka oluline minu arvates silmas pidada, et meil kõigil on neid momente, kus me loomegi üldistusi oma selles nõrgemas emotsionaalses positsioonis, aga ma ei pea seda üldistust paneme kella otsa. On ja ma ütlen seda sulle, siis kui need mikrid on väljas, ma saan selle tunde ennast välja ja siis hakkab mul jälle see kriitiline mõtlemine tööle. On ju. Et ma ei pea oma emotsioonidega tervet maailma täis plähmerdama. Ja isegi üks asi on see kriitiline mõtlemine, aga et kui need emotsioonid on saanud natukene lahtuda, on ju, et siis see on selline mingisugune filter, et päriselt ei mõtle, et enamus inimesed on lollid ja võt siin tuleb see kriitiline mõtlemine, et kui ma ütlen, et enamus inimesed on lollid, siis see tuleb privileegi seisust, sellepärast et on ju see teiseks ja kolmandaks ja neljandaks, aga ja juba see, et sul puudub statistik. Absoluutselt. Aga jah, ma mõtlen ka jälle seda, et tulles siia nii-öelda lihtsama tasandi juurde tagasi, et kui keegi ütleb kolleegile, et ma ei tea, see punane ei ole sinu värv, kanna sinist. Jälle, see ei pruugi olla emotsionaalselt või emotsioonidest tulenev pahvatus, see ongi võib-olla see, et inimene pidevalt mõtleb iga päev, miks ta kannab seda värvi, mis talle ei sobi. Aga esiteks see ei ole nagu tõde, see on sinu arvamus, sinu vaatenurk ja kui ma ütlen, et ma ainult väljendan oma arvamust, nagu miks sa pead seda tegema? Miks sa pead seda tegema? Ja on üks mõte, mida ma aeg-ajalt ka endale nagu meelde tuletan, et kui ma ei loo oma välja öeldud sõnadega ruumi paremaks, ilusamaks, siis ei tasu neid sõnu üldse välja öelda. Ja mitte selles mõttes, et on mingid arutelud, kus ma olen väga fierce ja väga nagu terav ja need on enamasti sotsiaalsed, poliitilised arutelud ja see on väga omal kohal, on ju. Aga et kui ma nüüd ütlen, et kuule sulle ei sobi punane, kanna sinist, esiteks see ei ole isegi mitte täistuledega tõde, see on kellegi enda arvamus või maitse ja teiseks, miks ma arvan, et see täistuledega tõde nagu, miks kogu maailm just seda minu tõde kuulma peab, et mis selles nii väärtuslik on? Mina tõmben siin alati selle joone selles kohas, kus mis puudutab nagu moevaldkonda laiemalt ja just nimelt professionaalset moevaldkonda siis, et esiteks võivad kõik inimesed kanda, mida iganes nad tahavad. Kui sina tunned ennast milleski hästi, kui sulle miski meeldib, siis pane see selga ja pole absoluutselt mitte kellegi teise asi kommenteerida, kas see sulle sobib või ei sobi, kas see on stiilne, see ei ole stiilne. Aga kui me räägime inimestest, kes töötavad moeloojate, stilistide, kuraatorite, kellena iganes selles valdkonnas, siis me peame leppima kokku ka selles, et seal kehtivad siiski mingid põhimõtted. Et kui ma panen ennast ükskõik kuidas riidesse, siis see ei tee minust moeeksperti, on ja. Sellepärast, et mood on justkui kõigile avatud, lubatud, emotsionaalne, samastuv ja nii edasi. Mul oli sellel teemal väga lahe vestlus Pärnu disainipäeval Kristina Eromansi ja Johanna Eenmaaga ja see kahjuks ei salvestunud. Me lahkasime seda hästi sügavalt, sest et moevaldkonnas on tendents igal ühel ennast tituleerida mingite tiitlitega, mida mina isiklikult leian ja minu vestluspartnerid sellest vestlusest, et seda ei peaks olema. Et oluline oli mul see väike vahemärkus siia ära teha, aga siin juures ma räägin sulle siis selle retuuside loo ära ja see retuuside lugu tegelikult ei ole üldse retuuside lugu, vaid tossude lugu. Ma olin siis peaaegu 2 nädalat Viinis, väga tore aeg oli sealsete sõpradega ja kõikide teiste uute vanade tuttavatega ja käisin date'il ja väga tore date oli, väga stiilne tüüp oli, Jesus Christ. Ja õhtu lõpus me jalutasime koju, igaüks oma koju, olime juba üsna veinised ja kuidagi hakkasimegi rääkima nagu moe, stilistikate, eneseväljenduse teemal. Ja siis ta ütleb mulle, et sa näed väga lahe välja, need püksid mulle meeldivad nagu eriti, aga need tossud ei meeldi mulle üldse. Ja siis mul oli lihtsalt niimoodi, et did I fucking ask? Mulle meeldivad.
ma ütlesingi talle, et need meeldivad mulle, et sa teaksid, need on ühed mu lemmiktossud, need on väga mugavad, ma võin neid kanda ükskõik millise outfitiga, seelikuga, pükstega, kleediga, millega iganes. Ja teiseks, nagu, who the fuck are you to even tell that to me, nagu, who the fuck are you to even tell that to me? Ei, nagu selles mõttes, et mitte isegi ainult tema, vaid üleüldse, et miks sa arvad, et I care, nagu mida sina minu tossudest arvad. Või kui sina arvad, et sulle mu tossud ei meeldi, siis ma ei pane neid tosse enam jalga või? Forget it! Et no, see oli mu jaoks nii kummaline, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei tuleks selle pealegi, et ma kellelegi niimoodi ütleks, kui mult just ei küsita. Ja siis ma enamasti ütlen ka nii, et noh, mina neid võib-olla ei kannaks, see on sinu stiil, sina neid kannad, sinu selle asjaga läheb kokku ja let's go, aga ühesõnaga see oli nii veider, aga see oli naljakas. Selles mõttes, et ma olen piisavalt eneseteadlik, et ma ei võtnud seda südamesse ja ma ei läinud koju, ma ei vaatan neid tosse, et võib-olla te tõesti ei ole ägedad, vaid mul oli mingi, et te olete sitaks ägedad ja ma kannan teid edaspidigi. Aga noh, see oli kummaline ja noh, ma ei lähe sinna, et miks see veel 10 teises mõttes kummaline oli. Et jah, aga kuule, palju meil aega on? Lähme minu teema juurde või? Ja kohe, ma lihtsalt tahan ühe lõpumõtta või paar lõpumõtta. Yeah. Tegelikult aususel, mis ei ole hoidev ausus ja mis ei ole valmis kuulama ja mis ei ole ühesõnaga, kus ei ole seda enesepeegeldust, sellel ei ole tegelikult sellisel kujul mingit väärtust inimeste vahelistes suhetes, esiteks. Ja teiseks on huvitav nähtus nagu enesekuvandi nihe, ehk siis ma ei tea, kas see on päris eestikeelne väljend, aga ütleme, et tegelikult inimesed sageli peavad ennast ausamaks, õiglasemaks ja läbipaistvamaks, kui nad tegelikult on. Et kui ma ütlen, et mina olen väga aus inimene, siis seal alati on selline õhumull sees, et ja see on väga inimlik, sest me tahamegi ennast näha, me tahamegi mõelda, et me oleme decent human beings, ausad ja toredad inimesed, aga et seal on väga sageli see enesekuvandi nihe, et me peame ennast ausamaks, kui me tegelikult oleme ja võib-olla ka me peame teisi ausamaks, kui nad tegelikult on. Et see on ju ka see, mida me sotsiaalmeedias näeme, kui me väga palju räägime sotsiaalmeediast, on selline kureeritud ausus nii-öelda. Tead, no vaata, see on jälle selline teema, et või kõik teemad on sellised, et ega neid ei saa lühidalt käsitleda, et mul tekib nii palju uusi mõtteid ja nii põnev oleks nendel rääkida ja see on ka miski, mille peale ma olen viimasel ajal tegelikult mõelnud, et teoorias me justkui tahaksime mõelda ja me justkui oleksimegi, aga tead, praktikas elus ei mängi alati ka nii välja. Ja see on inimlik. Täpselt. Lihtsalt ärme siis tuututame, et me oleme. Jah, et mina olen justkui see kõige ausam. Aitäh sulle selle teemapüstituse eest. Täiega huvitav oli. Minu teemapüstitus, mis mulle väga muret valmistab, on autoritaarsus ja haridus autoritaarsuses ehk hariduse sõltumatus ja iseseisvus. Ja mind on viimasel ajal väga kurvaks teinud uudised USAst, mitte ainult kõige osas, mis seal toimub, vaid viimasel ajal just nimelt rünnakute osas haridusele ja eelkõige siis Harvardile. Et sellest ma ei hakka rääkima, et the Department of Education tahetakse laiali saata, sellele on praegu pandud siiski kohtute poolt plokk peale. Ka mingite piirangute osas, mida üritatakse kehtestada Harvardile seni, kuni veel õigussüsteemis on sõltumatuid seadustest lähtuvaid ja kriitiliselt mõtlevaid inimesi, need takistused nii-öelda hoiavad, ma ei tea kui kauaks, sest et eesmärk on see, et ei hoiaks ja see teeb mind väga kurvaks ja ma mõtlesin, et võib-olla tooks välja mõned punktid selle kohta või selle osa, siis on kohe, kui ma hakkan rääkima teemadel, millel on mulle emotsionaalne mõju, siis mu see emotsionaalsus kukubki nagu kolinal alla põrandale ja mul on raske ennast nagu kokku võtta, et energeetiliselt ja mu energia nagu lahtub. Et tahaks lihtsalt võib-olla peatuda paaril punktil hästi lühidalt, et mis iseloomustab autoritaarset süsteemi ja siis ühtlasi sellele, et miks nagu sõltumatu haridus on niivõrd oluline.
ja igaüks saab siis mõelda, kas ta neid mustreid suudab sobitada meid ümbritsevasse. Et mina ise suutsin kõik need tõmmata sealt USAs toimuvast praegu välja. Ehk siis võimu koondumine. Võim koondub väga väikese grupi inimeste kätte, kelleks enamasti ongi siis rahaline ja võimueliit, eks ole. Ja opositsioonis olevaid osapooli, olgu see kaheparteiline süsteem või enamaparteiline süsteem, hakatakse vaigistama ja alla suruma. Ja läbi selle, et enamasti nad ongi vähemuses, siis see on võimalik. Ja eriti on see võimalik USA-taolises süsteemis, kus on 2 parteid ja poliitsüsteem ei ole nii mitmetasandiline kui meil näiteks Euroopas. Et Euroopas on opositsioonil, kas või Eestiski, ütleme neid protsessimise võimalusi rohkem. Kas see on alati kõige parem? Jah, mina enda seisukohast võin öelda, et ei ole, aga selline see demokraatia on ja ma igal juhul eelistan sellist demokraatiat, nagu on meil, sellele, mis täna ilmneb, et on USAs. Ühtlasi hõlmab see endas ka kodanikualgatuslike liikumiste ja gruppide allasurumist. See tähendab siis seda, et hakatakse piirama eneseväljendusvabadust, mis USAs täna toimub täiesti ilmselgelt. Hakatakse piirama meedia kajastusvõimalusi, mis täiesti toimub. AFP oli vist see väljaanne, kellel keelati presidendi pressikonverentsidest või selle spokespersoni pressibriifidest osavõtmine. Ja tegelikult... Ma saan aru, et see on ju põhiseadusega vastuolus. Väga paljud asjad on täna nendest otsustest, mis ja kuidas langetatakse põhiseadusega vastuolus. Ja ühesõnaga, see tegelikult kuulubki sinna alla. See võimu koondumine, et nad hakkavad toimetama täpselt nii, nagu neile endale sobib ja ka seadusi käsitlema täpselt nii, nagu neile endale sobib ja ka nad on täna välja öelnud selle, et kui nemad näevad, et riigile tervikuna on parem mingisugune teistsugune lähenemine, mis ei ühti põhiseadusega, siis nad seda võimalust ka kasutavad. Õige, Pluto. Pluto on üks tõeline demokraatlik koer. Ja ühesõnaga siis tegelikult ka see, et kuidas ja mil moel informatsiooni levikut ja edastamist võimaldatakse ja käsitletakse. Et üks täiesti naeruväärne uudis see, et nüüd neil on influencer briefid Valges Majas ja ilmselgelt sinna influencer briefidele kutsutakse neid influencereid, kes on selgelt nagu right-leaning. Et see on üks minu väga suur mure. Right-leaning ehk siis parempoolsuse parem. Ja issand ja siis ma avastasin sealt mingi sellise neiu, kelle trademark on siis unbiased news või mis iganes. Ja täpselt tal on selline Instagram, tal on selline podcast. Ja siis sa kuulad seda nagu olles läbinud sõltumatu haridusteekonna vabadustega mõelda, ise luua mustreid enda peas olemas olevatest mustritest, ehk siis lihtsalt neid linkimiskohti ja sa näed, et see inimene on ilmselgelt nagu right-leaning, ta lihtsalt püüab ennast esitleda sellisena, nagu ta ei ole, aga lihtsalt see, kuidas ta informatsiooni käsitleb, näitab sulle üsna selgelt ära, et see ei ole objektiivne ja vabandust, see ei saagi olla objektiivne, sest et me inimestena ei ole objektiivsed, eriti kui me ütleme, et we're good at nagu critical thinking ja handling of subjects. Sorry, mul lihtsalt kõik materjalid, mis mul on inglise keeles, siis see tuli, et kui me käsitleme kriitiliselt mingeid teemasid, mille me suure tõenäosusega selle oskuse, selle pagasi oleme saanud endaga kaasa haridusteekonnalt, siis see ei ole võimalik, et me püsime mitte hinnangulised. Mida tähendab üldse poliitiline kommentaar ilma hinnangulisuseta? See tuleb ju sellest, et sa oled ka ise ennast positsioneerinud sellel skaalal kuskile. Aga ühesõnaga Pluto kuuleb koridorist mingeid hääli.
mitte ma arvan, et ta ei positsioneeri ennast poliitiliselt kahjuks nii väga, kui ma tahaksin ka nii mõelda. Aga ühesõnaga, kuhu ma jõuan, veel 3 sellist lühikest punkti, mis ma käin üle, et miks sõltumatu haridus on niivõrd oluline, vaatamata sellele, et parempoolsed poliitilised ja ideoloogilised jõud soovivad kõrgharidusmaastiku täna ise ideoloogiliseks positsioneerida ja sildistada, aga siin mul tulebki meelde üks vestlus, mis mul oli minu Viini sõpradega, kes tõid väga selgelt välja, ma käisin Bolognas ja siis nad ütlesid ka, et Bologna, et see on väga akadeemiline linn, et see on väga vasakpoolne linn, eks ole. Ja Viin ju tegelikult samamoodi ja me hakkasime üldse mõtlema selliste suurlinnade poole, kus on kõrgharidus väga heal tasemel, et mida akadeemilisem üks linn on, seda humanistlikum tegelikult see linn on, seda intellektuaalsem või ütleme nii, et intellektuaalsuse poole kaldu, mis puudutab jälle kriitiliste teemade käsitlust, eks ole. See keskkond on, sest et selles keskkonnas märgatakse teatud korduvusi, teatud mustreid, teatud järgnevusi ja siis sa muutudki selle süsteemi osas, milles sa toimetad ja kus sa neid aspekte märkad, ju kriitiliseks. Ja mitte kriitiliseks, et sa bashid seda, vaid sa analüüsid seda. Ühesõnaga kriitiline mõtlemine, see, et sind õpetatakse, kuidas mõelda, milline see mõtteprotsess peab olema, mitte see, mida mõelda. Ja kui hakatakse nagu poliitiliselt seda õppeprogrammi juhtima, siis see ei ole ju enam sõltumatu, see on propaganda. Sõltumatu haridus tegelikult on, ma ütleks, demokraatia valvekoer. Just nimelt käesoleva, ma ei tea, kas kasutada sõna režiim, nimetame seda siis võimuks, et see võimukriitilisus püsib. See on miski, mida mina pean ka väga oluliseks. Ja see juures on oluline see, et inimesed ei ole kontrollitavad. Ehk siis, kui sa ühtlustad nagu haridussüsteemi vastavalt sellesse, milles ainult sina usud või see võimueliit, siis see ju teenib sinu kasuks sel moel, et sa tahad mingit osa populationist enda kontrolli all hoida. Mis ma räägin nii pikalt praegu, Kris peab niimoodi... Ei, ma mõtlen, et kas siit tuleb küsimus ka? Ei, lihtsalt peegeldus. Ja ühtlasi võimaldab neutraalne haridussüsteem rohkematel häältel tulla esile. Olgu need kriitilised hääled, olgu need rahvusvähemused, poliitvähemused, see loob platvormi diskussioonideks. Ja see omakorda tegelikult kultiveerib seda, kuhu me võiksime tahta jõuda, mis on terved arutelud, mis on üksteise austamine ja lihtsalt väga mitmekesiste ühiskondade eksisteerimine ilma vaenuta. Seda me lõpuni ära ei kaota, aga et me suudaksime üksteise kõrval eksisteerida. Jah, nii et anna nüüd sellele pikale jutule väike peegeldus ja vaatame, kuhu see meid edasi viib. Tead, ma ei teagi, kas ma tervet seda pikka juttu nii väga peegeldan. Mina, üks asi on hariduse kättesaadavuseks ju ja kui sa ütlesid, et suurlinnad, seal on sellist mõttekoda ja eriti kui me räägime linnadest, kus on nagu tugevad ülikoolid, see on kõik väga tore. Mida mina olen ka paraku kogenud, on selline asi nagu hariduselitism ja haridussnobism suisa, et meie siin, meie teame, kuidas on, me oleme natukene paremad kui need inimesed, kellel ei ole kõrgharidust või kui need inimesed, kes on õppinud mingisuguses jutumärkides vales ülikoolis või kõrgkoolis, et selline inimlik ma ei oskagi sellele täpselt nagu nime anda, mis reaktsioon või mis instinkt või käitumine, et ma inimesena leiangi ennast väga sageli jälle kusagil seal vahepeal. Kõrgharidus on mulle andnud süsteemse mõtlemise oskuse, mitte et seda varem ei olnud,
see on tulnud ka väga palju kirjanduse lugemisest ja siin on ka mingid isikuomadused kindlasti. Inimene, kes näeb asju mustrites, mitte lihtsalt mustrites, vaid ma näen mustreid, kes näeb korduvusi, see on osa minu ajutööst. Minu aju lihtsalt töötab nii, eks ju. Aga et minu valukoht on natukene või see valupunkt ka seoses haridussüsteemiga on seal, et me oleksime väga tähelepanelikud ka oma aruteludes, kelle me välja jätame ja kuidas me välja jätame, sest ka see tekitab ühiskonnas väga palju lõhestumist ja hoiab seda lõhestumist alal ka, sest inimesed, kes tunnevad ennast alaväärsetena, vähematena, pisematena, leiavad viisi, kuidas seda vihasemalt väljendada. Ja ma ei ütle, et me nüüd, me ei suudagi seda ära lahendada kogu inimkonna ajaloo jooksul, me ei suuda seda ära lahendada, aga me peame seda oskama märgata. Ja ma arvan ka, see on selle mõõga teine tera, millega ma olen ka kindlasti kuskile maale nõus. Et ma arvan, see on ka lihtsalt väga nüansirohke arutelu, et see on täitsa, mulle tundub eraldi teema, eraldi seisev sellest tänasest teemast. Nad on seotud igal juhul. See on miski, millele ma olen ise ka mõelnud, aga ühtlasi ma näen, et see on osa sellisest väga inimlikust käitumismallist, millest ei ole akadeemia puutumatu, aga see kohustus minu silmis, mis sellel osal ühiskonnast peab olema, on just nimelt see märkamine, mida sa mainisid. Et see võiks olla see, mille osas ma saan öelda, et okei, ma olen teadlikum iseenese nendest miinuskohtadest. Ja tegelikult ei ole päriselt mitte ühtegi lõpuni tõsiselt võetavat põhjust, miks me ei saa õpetada juba seal haridusastmes, mis on näiteks gümnaasium, põhikool. Loomulikult inimese aju areneb ja ta areneb veel 20-ndates, eks ju, ja ta ei ole küpsenud ja nii edasi. Aga et kas me faktiteadmiste kõrval, see on ka Eesti haridussüsteemi häda, et kas me faktiteadmiste kõrval päriselt väärtustame, mõtlevat, analüüsivat, enda eest seisvat inimest. Sest enda eest ja teiste eest seisev õpilane on ebamugav, me peame hakkama nendega. Ja mitmekesiselt mõtlevad. Just nimelt see, et sa suudad välja mõelda nendest faktidest. Ja see, et sul ei ole faktil ainult mingi faktipõhine põhjendus on ja ilmselgelt me ei eita faktide olulisust, aga see, et sa suudaksid seda empiiriliselt nagu laiendada. Ja et sa mõistad ka seda, mida tähendab olla inimene, mis asi ja mitte lihtsalt see... Mitte ainult, kes sina inimesena oled, vaid ka nende teiste inimeste kogemuste mõtestamine. Aga mida ma siiski pean ohtlikuks samm enne seda, on see, kui me hakkame kõrgharidusasutuste, teadusasutuste tööd avalikult õõnestama nii, nagu teeb seda täna Trump. Kui me seame kahtluse alla, mul isegi puudub, ma ütlen, see sõnavara selleks, aga kui me võtame lihtsalt kõige lihtsama näite, meditsiin, on ju, meditsiini uuringute tulemused. Ja kui me näeme, et meie agenda teenimiseks on meil vaja selles valdkonnas mingeid inimesi vaigistada, sest et nende uuringute ja teadustöö tulemused ei ühti sellega, mida mina soovin saavutada, siis see on ohtlik ja ma täna tegelikult tunnen, et me juba oleme selles ajajärgus, kus seda tehakse. Et ma tõesti ei taha teada, mis seal JFK juniori autismi uuringutest lõpuks ilmneb ja milliseid vastumeetmeid täpselt jutumärkides uuringutest. Et ja milliseid vastumeetmeid seal siis võtma hakatakse, et see kõik on väga hirmutav ja see, kuidas tegelikult täna võetakse ära ka fonde inimestelt, kes on 5, 10, 15 aastat oma elust pühendanud mingitele uuringutele, kusjuures selliste inimestega on täitsa videod üleval ka Harvardi enda lehel. See on hirmuäratav ja sa näed, et seal taga ei ole mingisugune soov ühiskondlikult midagi paremaks muuta, vaid seda teenib ilmselgelt soov ühiskonda kontrollida. Et jah,
Anyway, minu energialevel läks nüüd põhja, sest et ma muutusin kurvaks. Aga me lähme õnneks kohe lõbusamate või siis, ma ei tea, hinge toitvamate teemade juurde ja me räägime täna mitte ainult muusikast, vaid muusika sündimisest, muusika tegemisest, sellest, kuidas muusika Pärnus sünnib, sellest, kuidas elavad Pärnus inimesed, kes tegelevad muusikaga või kuidas nad siia tagasi tulevad ja tagasi satuvad. Ja see tuleb kindlasti väga-väga tore vestlus. Siia ma võib-olla lihtsalt enda teema lõpetuseks lisan ka selle, et tark inimene on see, kes mõistab, kus tema tarkus on piiratud. Mina seda igal juhul teen ja otsustan usaldada inimesi, kes on minust mingites valdkondades kindlasti palju pädevamad ja võib-olla see on ka soovitus, mille ma annan teistele kaasa, et te ei ole kõiges kõige targemad. Absoluutselt. Ja minu meelest võiks see olla ka kergendus, et sa ei peagi olema kõiges kõige targem. Täpselt nii, sest et mõtle, mis vastutus see küll kanda oleks. Mõtle. Nii et lähme siit siis lõbusamate teemade juurde edasi. Maika. No nii, aga ongi aeg öelda tere meie seekordse saatekülalistele ansamblist The Boondocks. Ja meil on stuudios Roomet Mägar ja Karl Kevad. Tere! Ütlesin õigesti teie nimed. Jaa, perfektselt. Väga tore. Mis teid Pärnusse toob? Ega te ometi siit pärit ei ole? Me oleme siit mõlemad pärit. No, ma olen ikka pooleldi siit pärit. Jah, Karl tahab öelda, et ta on Tartust pärit. No, ma arvan, et kus sa sündisid? Ma sündisin Paikusel. No siis oled Paikuselt pärit. Ei no tegelikult ma ikkagi sündisin Pärnus. Kodusünd. No tahtsin küsida, kas kodusünd oli? Aga Pärnust pärit. Mina elan ka Pärnus. Karl hetkel ei ela Pärnus. Sina elad hetkel Pärnus, mina hetkel ei ela Pärnus. Oota, aga mul on küsimus, et miks sa tahad öelda, et sa Tartust oled? Miks Tartu on hea mõttetu linn, kas te jah, aitäh. Meil jääb süke mulje, et mina kolisin Tartust tagasi, olles 6 aastat Pärnust ära olnud. Meil jääb varsti süke mulje, et siin käib mingi Tartu bashimine. Tartu on väga tore linn nendele, kellele Tartu meeldib. Sellepärast ma ütlengi, et ma Tartust tegelikult ma ei ole. Oota, aga mis see sinu lugu, Karl, Pärnuga siis täpselt on? Ma saan aru, et siin ühe lugu algab Paikuselt. Sinu lugu algab... Mina kolisin väiksena igal pool ringi. Niisugune klassik. Aga Pärnus me Rometiga käisime Sütevakas koos ja siis sealt algas minu tee, I guess. Aga sa olid ju Koidulas ka. Sellest me ei räägi. Okei, ma saan aru, et meil peaaegu kõigil on oma lugu kooliajast, millest me ei räägi. Mul on ühe teise kooliga, see ma vist ühes saates olen seda isegi maininud. See on muidugi hästi tore asi, et podcastis nagu alustada teemadest, millest me ei räägi. Ja, aga me räägime, millest me räägime, on tuusad inimesed Pärnus ja Pärnust ja Pärnuga seotud ja igasugused tuusad asjad, mida need inimesed teevad ja te teete kindlasti muid asju ka, millest me loodetavasti natuke jõuame ka rääkida, aga te olete ühe väga-väga tuusa, mitu korda ma sõna tuus ütlesin, ma ei tea. Ainult ühe. Ühe väga toreda muusikalise nähtuse kokku pannud ja mina ütleks tõesti nähtusi. Nüüd tuleb siit väike siuke ood, ma ei hida siia põrandale, ei hakka kätega ehkima, aga mina leidsin teid eelmist albumit kuulates ja siis ma hakkasin seda kuulama ootusega, et et nüüd ma kuulan tänapäevast Eesti punki ja siis mõtlesin, kurat, nii professionaalselt ei tehta punki. Seda heitsid meile kõik punkarid ette ka. Aga ma väga nautisin. Ja viimase albumi esikal, kui ma käisin Templis, ma ei tahtnud kuulata teie albumit enne, tahtsin seal üllatuda ja oh my god, on marmelaaden, kus ma üllatusin, sest et mitte midagi sarnast ei tulnud, nagu oli eelmisel albumil. Et te olete nähtus, aga okei, aitab nüüd sellest kiidulaulust või võib-olla ei aita ka, aga lähme edasi. No poisid küll natuke sulasid praegu. Jah, korjame nad siit. See on higi. Nii palav on. Kuidas see nähtus üldse alguse sai? No algusaegadest räägib Karl äkki. See igavam osa jääb mulle siis 13 aastat tagasi nüüd siis. 13 aastat ja 3 kuud tagasi võin öelda praegu. Mina ja ansambli solist Villem Sarapuu ja siis üks poiss nimega Hendrik, kes mängib basskitarri meil
ja üks 4. poiss, kelle nimi on Andres, keda ei ole keda ei ole alates 13 aastat tagasi ja 1 kuu. Alustasime, et mõtlesime, mina teadsin Villemit, Hendrik ja Andres teadis Hendrikut ja siis kuidagi panime bändi kokku. Mina tahtsin lihtsalt ilgelt meeldida tüdrukutele ja tundus, et see on nagu äge viis, et nagu ma olen bändimees, see on nii äge. No siis oli vähemalt. Täna on ka nagu ilmselgelt näha ju. No ma ei tea, nüüd on nagu imelik, et kui sa oled 28-aastane ja küsitakse, mis teed, et olen bändis, siis enam vaadatakse natuke kahtlase pilguga, eriti tööintervjuudel ma mainin. Nad ei tea midagi. Aga siis esimene albumini me jõudsime üsna nagu selles mõttes üsna ruttu, et 2014 aastal, kui Villem oli veel kas 17 aastane, kui meil album välja tuli või? Noorem. 16-aastane, jah. Või kus oli ta isegi salvestas mingit laulu veel 15-aastane. Esimese albumi USB peal ta on 15-aastane mingites lugudes. Ja siis teine album 2016, siis tuli Romet pordale ja siis vaikselt hakkas täituma see bänd erinevate inimestega. Ma mäletan, teil olid need USB esikad olid ära ja siis sisuliselt oli vist nagu mingi 1 nädalavahetus vahet, kui Karl mulle helistas ja ütles, et kuule, tule bändi. Et nagu nad olid just nagu enda plaadi esikad ära teinud ja siis kohe oli vaja nagu uue mingi asjaga edasi minna. Et see oli suht ikka tore aeg. Ja see uue asjaga edasi minemine pärast tegelikult plaati on vist iseloomustaks meid hästi, ma arvan, niikuinii. Ja ma arvan, et võib-olla siuke teadlikum otsus, et nagu üritame iga albumiga ennast nagu taas luua, tuli natuke hiljem, et How to Build a Love Bomb võib-olla oli see esimene nii-öelda kontseptalbum, mis me siis tegime, siis me mõtlesime, et selline lähenemine nagu meile endale meeldib. Kuulge, aga kuidas te ennast siis üldse iseloomustate? Punkarid ütlesid, et te olete liiga lihvitud pungiks. No punktuuril me ei ole esinenud, mis on see Pärnus toimuv. Me oleme Pärnust Teid ei ole kutsutud sinna. Võitis oma punkalbumiga aasta rockalbumi auhinna. Sinna me ei sobi. Eliidistunud parketikõlbulik, igav. Oota, mis küsimus oli? Et kuidas me ennast aga ma sain juba vastuse kätte. Parketikõlbulik eliit. Parketipunks. Absoluutselt. Tulin Lux Lounge'iga siia Tallinnast täna. See šampanjapunk või? Šampanjapunk on hea. Bänd, kes on alati publikust ühe sammu võrra ees. Kuidagi. Kõrgemal, sest me oleme lava peal. Mis see indie rock on vist nagu see üldtermin on indie rock ja katustermin. Ja, aga eks me üritame sealt nagu inspiratsiooni võtta igast kohast, kus võtta annab, et see ei oleks lihtsalt indie rock. Aga miks te meile külla tahtsite tulla? Kas sellepärast, et meil on väga äge saade või sellepärast, et teil on endal mingi hidden agenda? Nagu minu arust on väga lahe, et Pärnus tehakse midagi. Selles mõttes, et alati, kui nagu Pärnus tuleb mingi uus liikumine, siis tegelikult tahaks kohe sellest nagu kuidagi kinni haarata ja nagu uurida, mis toimub. Sest et nii vähe siukseid initsiatiive on nagu Pärnu linnas, et alati on nagu tore näha, kui keegi midagi teeb. Et aitäh teile sellest ka. Oota, kas selle saate nimi on ikkagi Olema õiges stuudios on Kodulinna konservatiivid? Ja sa oled õiges. Oled õiges kohas. Need progressiivid, need rõvedikud, need on nagu 2 stuudiot eemal. Ikka samas majas vähemalt. Samas majas, jah. Jah, kahjuks me peame jagama seda maja, sest et veel demokraatia. Okei, aga te kohtusite Sütevagas, siis ma saan aru. Me olime klassivennad, jah. Okei. Mis Pärnus veel toredat on? Peale meie. Ja teie. Ja teie ja Sütevaka, jah. Ja rand. Rand on meil küll väga tore. Aga jõe ääres viimasel ajal ei ole tore, ma saan aru. Sealt kadusid ära need kõik lokaalid, mis seal jõe ääres olid, jah. Mis mõttes? Oli mingi uudis, et kalad ujusid kõik jõe äärde. Ja muidugi jah, särjad ka, seal oli väga palju neid surnuid. Siis on huvitav, sest et mina käisin just Ülenurmel ja seal oli see suur mingi veeprobleem. Siis Pärnus ma kuulen, on kõik kalad ära surnud jões. Need on need tartukad, nad lasid oma vee Pärnu jukke. Kuulake, aga Tallinnas Kadriorus avastati eile ka mingisugust ohtlikku metalli veest. Nii et kõik Eesti tähtsad kolmnurgalinnad on nagu ära kaetud mingisuguse veeprobleemiga. Sabotaaž? Jah. Beastie Boys hakkab mul peas käima kohe. Aga üks Pärnu mõnusamaid asju, kui sa nagu aastaringselt siin elad, on see, et siin on nii palju spaasid. Et ma mingi moment, kas ma nägin Daniel Levi ühes spaas ja siis ta ütles, et mis asja, sa oled pärnakas ja sa käid spaas või?
ma mõtlesin, et nagu, et nagu, kas nagu ma ju sellepärast siin elangi, et siin on nagu nii mõnus, et ma saan spaas käia nagu ja valida nende vahel ka, et see on nagu, see elutempo on siin siuke mõnus, et see kuidagi võib-olla nagu väljaspool Pärnut elaval inimesel tundub nagu kummaline, et mis asja, et see on ju turistikas asi, et kuidas sa tuled, ise käid ka spaades kogu aeg. Ja, et me ise justkui käiks. Ma olen kusjuures ka sellega kokku puutunud ja mulle ka väga meeldib käia meie spaades ja saunades. Rand on ka turistikas ju, ärgem siis käigema. Ja. Ma olen vist kõik Pärnu spaad läbi käinud ja ma olen mitte üheski teises spaas käinud nende elu jooksul väljaspool Pärnut, välja arvatud ühes Montenegro spaas. Aga ülejäänud kõik ainult Pärnu omad. Tallinnas ole käinud või? Ei, kunagi mitte üheski teises spaas ei ole käinud. Ma ei käinud isegi Jurmalas, lubatud. See on muidugi veepark rohkem. Kusjuures ma olen just viimasel ajal, kui me nüüd nende selliste eelarvamuste juurde läksime, mis Pärnut puudutavad, ma olen viimasel ajal pidanud mitu korda kokku puutuma sellega, millega kõik pärnakad kokku puutuvad ja see on see, et suvel on ju teil seal midagi teha, aga muul aasta ajal teil pole seal ju mitte midagi, siis te olete tõesti see depressiivne väikelinn. Ja teate, ma ütlen, ma olen nii tüdinud sellest, sest et mul on mitu nädalat järjest need vestlused erinevate inimestega olnud ja erinevates seltskondades ja mul on lihtsalt, ma olen vist selles faasis, kus ma ütlen juba, nüüd sa oledki depressiooni. nüüd ma olengi depressiivne, ei päriselt ka, mul on lihtsalt nii, ja nii ongi. Okei, liigume järgmise teema. Siin saab ju ikkagi jõulud, paar. Aga kuidas teie tunnete? Kas meil on siin ma ei tea, see on mingi imelik lähenemine, sest et mis siis nagu Tallinnas teha on novembris rohkem. Või mis mingi kultuuriüritusi toimub rohkem. Siin toimub ka neid, lihtsalt inimesi on vähem. Sa saad möllu saada, siis okei, aga... Ja ma isegi ei tea, mina ei tea, kus Tallinnas minna mujale välja kui Suhtesse. See on ainukene koht ja seal on ka 19-aastased. Pärnus on sama, apteek. Nüüd on meil tempel ja taastel. Ja minu arust on see, et kui ma küsin ka siis, ma olen ka seda täpselt samad asja kuulnud hästi palju ja siis ma küsin ka inimestelt, et aga kuidas siis sina enda nagu nädala veedad nagu esmaspäevast neljapäevani näiteks, mida sa nagu teed ja siis nagu kui inimesed lähevad natuke detailselt aru, et nad tegelikult nende päevad ei erine minu omadest mitte kuidagi nagu. Ja see, et minna mingi ühel õhtul kuskil teatrisse, ma ei tea, Tartus või Tallinnas ja tulla tagasi, et see kõik on nagu võimalik ja ma saan seda Pärnus nautida, ma saan kultuuri pärast minna teistesse linnadesse ka, et nagu mitte miski ei piira nagu selles mõttes, et see on tore, et sa saadki ju ringi liikuda siin Eestis. Ja mõtle, kui solvatud inimesed on, kes Kärdlas elavad näiteks, kui nad kuulavad, et Pärnus ei ole midagi teha. Mis ma siis siin teen? Seal pole isegi kino. Või nüüd on vist, ma ei tea. Aga Kärdlas on elatustase muide väga kõrge, aga see on ka selge miks on ja. Ei tea mina. Miks? Sellepärast, et ta on pealinnale nii lähedal, et inimesed nagu meie, kes valivad elada Pärnus, valivad elada Kärdlas. Ei oota, millest me räägime? Kärdlast. Hiiumaast. Kas seda liigutati vahepeal või? See on mingi uus... Ma rääkisin Keilas. Sorry. Ma mõtlesin, kas inimesed tulevad hommikuti eralennukiga kogu aeg Kärdlast. Kärdlas on haldusreform. Ma mõtlesin, et saart liigutati. Sorry, ma ärkasin tund aega tagasi. Liigutame sinna naissormu. Ühesõnaga, minu poliitikast lahkumine on toonud kaasa enamat kui selle, et ma enam uudiseid ei loo. Ka Eesti nagu linnad on mul läinud omavahel sassi. Aga mina olen kindel, et ka Kärdlas on elatustase väga kõrge ja inimesed on teinud valiku seal elades, sest seal on hea. Mina usun. See on hea Käinale lähedal. Kuulge, aga mis Kärdla, Manchester? Mis värk sellega on? Ma kusjuures olen nagu väga... See on nüüd mingi sõnakõlk, minu mingi sõnakõlks vanast mingist artiklist vist. Et ma ilgelt ülbelt, mitte et ma oleks muutnud oma viise nüüd viimasel ajal, aga ütlesin, et Pärnu on nagu Eesti Manchester kunagi, seda ma mäletan. Ja jälle põrgates tagasi, ikka me käime nendel mälestuste radadel, aga Mai Musefest, Rohenna Salong, Valdorf, Taku klubi ja nii edasi ja nii edasi. Karlvad, millest sa räägid? Ma räägin 90. Ja ma just vaatsin, kas neil nagu lööb pirni päeva. No tegelikult Rohelise Salongi tegi minu äie. No näed. Minu ema ja isa abiellusid seal. Vau! Ja minu äi ja ämm kohtusid seal.
Kuule, it's all written in the stars. Nagu ma peaks nagu vastu midagi ütlema. Ja veel midagi. Kuulge, Pärnu on siis nagu Eesti Pariis hoopis äkki, mitte nagu Manchester, aga nagu muusikaskeene mõttes ja võib-olla siuke ülbev ise, aga üldse mitte väga mööda. No see põhipoint, et Manchesterist ja Liverpoolist tuli nagu Vändrast saelaudu neid bände, on ju. Vändra pole Kärdla, ma lihtsalt ütlen. Ja. See ei ole saar Peipsis. Ja see ka muidugi, et ja see oligi see, mis ma öelda tahtsin. Poliitikuloos. See, et kui palju Pärnust tuleb võrreldes teiste linnadega, nagu juba teinekord oled üllatunud ka, et need on ka Pärnust või kõigil on Pärnuga mingisugune veider seos. Võib-olla see asi on lihtsalt selles, et mulle endale tundub nii, et tegelikult on ka väga palju. Ise nagu jälgime justkui rohkem neid inimesi või paneme tähele või? Ma olen kuulnud, et isegi Erki Pärnsalu muutis oma perekonna nime ära, Erki Pärnu. Erki Pärnu Oja. Pärnu Oja. Pärnu Oja. Pärnu Oja, näitleja Pärnu Oja. Lõikame selle välja. Pärnsalu Kärdla. Kuulge, aga tegelikult mina arvan, et see ei tundu teile ainult nii. Ma olen rääkinud sellest mitmete oma tuttavatega, Pärnu tuttavatega, kes on Pärnus sündinud, kasvanud, siit ära läinud, tagasi tulnud, ära jäänud, kes täna Pärnus lapsi kasvatavad, kelle lapsed käivad siin muusikakoolis ja nad on kõik ühiselt öelnud, et see on täiesti loogiline, et Pärnus nii palju musikaalseid inimesi tuleb, sest et meil on muusikaline haridus siin lihtsalt niivõrd heal tasemel. Mõtled laste muusikakooli siis? Jah. Ja tegelikult mitte ainult mina võin öelda, et terve minu koolitee lihtsalt koolis käies oli mul ka väga head muusikaõpetajad, kes nagu meid väga pushisid muusika poole. Mind visati välja muusikakoolist. Nii et sa ei kommenteeri? Mitte täna. Võib-olla sa olid prodigy nagu, nad nägid. Mina olin seal ka ainult paar aastat vist. Ja. Mis mul tuli meelde sellega seoses, on see, et minust, kui me kuulasime neid mingid arvustusi ja asju või mingid, mis need raadiovahesaatelised on, et siis seal kuskil keegi mainis, et Pärnust tuleb alati väga kvaliteetset mussi, mitte küll originaalset, aga väga kvaliteetset alati. Ma ei mäleta, kes seda ütles. Aga ei, nagu, et kvaliteet on siin alati hea olnud, aga see kuidagi, see originaalsuse küsimus oli naljakas. Aga kuidas teile endale Eesti muusika tase tundub? Suudate te sellele üldse sellist mingit ühest hinnangut anda? No ma olen siuke vaegkuulja staatuses põhimõtteliselt üldse muusika suhtes. Ma kuulan põhimõtteliselt filmimossi ainult ja mingid üksikuid Eesti artiste. No viimasel ajal nüüd, kui me oleme sattunud Kurbad uudiste leibeli alla, siis ma olen natuke sunnitud rohkem tutvuma ka oma nii-öelda kaastöötajatega. Aga jah, Mart Rometa on palju suurem melomaan kui meil. No okei, võrreld sinuga kindlasti on suurem melomaan, aga ega ma nagu Eesti muusika ka nagu liiga palju ei kuula. Nii et ma nagu ei oskagi vastata kohe, et siin on kindlasti väga palju häid asju, mis mulle meeldivad. Aga siis süke mingi, ma ei tea, kui võtta mingisugune keskmine pop-lugu, siis minu arust see natuke nagu ei ole veel nagu seal maal, kus on maailma keskmine pop-lugu nagu. Et siin on nagu liiga palju. Nagu a la Taukarit võrreldes mingi Bruce Springsteen. No jah, ei no, et kui sa nagu võrdled neid, et nagu, et me ei ole, mingis kohas ikkagi saad aru, et okei, et see kvaliteet ei ole veel selles kohas nagu. Võib-olla me elame ise ka natuke rohkem oma selles nagu alternatiivi ja sükke, ma ei tea, jälle parketipopi nagu mullis. Et selles mõttes, kui ma ei tea, tavakuulaja mõtleb, et kui me räägime Eesti muusikast, siis äkki me mõtleme, et räägimegi, ma ei tea, samamoodi nagu ütlesin Taukarist. Mina ei mõtle üldse näiteks selle peale, kui ma mõtlen Eesti muusika peale. Mitte midagi halvasti teha selle kohta. Pluss ega ma ei taha kuidagi Taukarit maha teha, sest Taukar on minu arust jumala lahe nagu. Ma nagu Taukari kontserdil läheks hea meelega, kui te Pärnust templist tuleks. Mailersil käisid või? Ei käinud, ma ei olnud Pärnust siis kahjuks. No me räägime tegelikult pigem nähtusest ja fenomenist, et inimesed võiksid üldse natukene vähem isiklikult selliseid arutelusid võtta, et kui me räägime Taukarist, siis me räägime justkui nagu sellest, mida ta kogumis ja kogumina teeb, mitte temast kui inimesest ja no okei, kui ta ennast nii tugevalt oma muusikaga identifitseerib, et see ongi tema, et siis ma saan aru, miks ta seda nii isiklikult võtab, aga ma arvan, et ta seda tegelikult ka ei tee.
ja võib-olla see on ka siuke probleem selles nagu popimaastikus, et seal ei ole inimesi liiga palju, kes nagu hästi enda isiklikust vaates seda nagu teevad või mingi missiooniga, et seal et kui lood sünnivad kuskil nagu laulu kirjutamislaagrites, siis võib-olla neil on nagu kalduvus minna rohkem selleks nagu standard nagu mingiks looks ja nagu otsivad mingisugused catchy'sid asju taga, ilma et siis nagu seal oleks inimese enda mingi lugu rääkida taustal või nagu ma ei tea, mingi missioon, et miks ma just sellist mussi tahan teha praegu. No sest, et nad tahavad täiskohaga muusikutena töötada. Ja mulle tundub, et kui sa tahad, et see toob sulle igakuiselt sisse teatud summa, siis sa pead neid kohandusi tegema. Ja see ei ole ideaalne muusikalises vaates, aga jällegi, kui kriitiliselt vaadelda, siis me saame aru, miks Taukar on Taukar, sest et ta on mingi Eesti üks kõige jõukamaid muusikuid, on ju. Minu top 3 alt üles igatahes Eestis on 3. kohal on teisel kohal on Puuluup ja 1. kohal on muidugi Boondocks. 2 kolmandat ma vist isegi et ei tea, aga 2 esimest ma olen väga nõus. Ja Puuluup ma nüüd kahjuks tabas mind peavalu, kui nad viimati olid Pärnus, aga Puuluup on küll siuke bänd, kusjuures huvitaval kombel ma ei jaksa kuulata klappidest nende muusikat kaua, aga kui ma vaatan neid laval, mitte vaatan, kui nad on ju nagu show'd teevad. Kriis, sa pead täpsustama, et sul ei teki neist peavalu. Ei, mul ei teki neist. Ma olin ma ei oleks ostnud nende kontserdipiletid. Aga ja samas on mingid bändid, mis on mind nagu väga-väga mingil ajal kõnetanud, ei ole keerulised, aga ei ole ka mingi liiga lihtne, aga nad hakkavad ennast kordama. Näiteks ma olin väga valmis selleks, et Draakonid lõpetavad, sest et viimased kontserdid, iga suvi me oleme nagu käinud, mõnus on ja vaib ja värki-särki, aga sealt nagu kordus ja sealt nagu enam ei tulnud seda värki. Meil on jah Plutos stuudios tuletame. Manager. Manager ütles, et poisid, hakkame minema. Aga huvitav, mida hakkab Evert edasi tegema? Sund, jah? Jah. Mitu Evertit sa teed? Ei no, see räägitakse Evertist ka kui nagu bändist, et lihtsalt lühend nagu Evert, et mida nad siis teevad edasi või no. Ma ei tea. No Pärnuaja on nagu ammu juba oma teele liikunud selles mõttes ja Pärnuaja väga meeldib mulle ka, mis ta ise teeb. Et kui ta oma need esimesed nagu sooloplaadid välja lasi, siis see oli tõesti midagi nagu lahedalt uut Eesti muusikas. Ja kui Anima Mea tuli, see oli jälle täitsa... Ma ei mäleta, kas ma juba jagasin, vist siin ei jaganud, aga ma tahaks, et kuigi kolleegium musikaalega nad tegid, eks ju, selle koorialbumi. Ma tahaks, et nad teeksid uuesti tuuri, sest kui ma kontserdile läksin, siis midagi see muusika nagu tegi, nii et ma istusin seal esireas ja mul lihtsalt kogu selle kontserdi ajal pisarad voolasid, et ühesõnaga ma ei saa nagu muusikasse otseselt minna, vaid muusika tuli nii sügavalt minu sisse, et ja see ei olnud nagu siuke vaid see on lihtsalt nagu peatamatu pisarvool, nii et Erki Pärnuja, kui sa meid kuulad, Pärnuja, mitte Pärnsalu. Või Pärnuja. Lihtsalt Pärnu. Võt. Aga mulle tundub, et me oleme selles mõttes huvitavas kohas Eestis, mis muusikat ja muusikapisneksi puudutab, et ühelt poolt mulle tundub, et see mingi arenguhüppe, no näiteks kas või popmuusikas on ju, et indie ja alternatiiv mulle tundub olevat isegi nagu paremal tasemel kui meie selline mainstream pop. Siin muidugi teadjamad saavad nüanssi lisada ja minuga vaielda. Aga mulle tundub, et me oleme huvitavas kohas, et ühelt poolt jääb meil see arenguhüpe nagu rahaliste võimaluste taha ja siis teisalt tuleb just nimelt sealt, et meil neid finantse justku piisavalt ei ole, nagu ülejäänud maailmas, eks ole, riiklikult kasvõi on ju, kui me võrdleme ennast Rootsiga, et siis see lükkab ja sunnib meie inimesi olema just nimelt nagu leidlikumad. Et kasvõi kui näiteks need Eesti Laulu lood tulevad välja, siis kui nad peavad ennast kiiresti ka videosse panema, siis ma alati kuulen ja mõtlen, no mitte kõigi puhul muidugi, aga kui on ka mingid uued tulijad, siis ma mõtlen, et oh my god, kui lahe, et see on Eesti muusika, need on Eesti inimesed, Eesti tegijad. Et kus nad tulevad niimoodi? Mis see teie tunne on? Ma arvan, et meil ei olegi veel välja kujunenud seda professionaalset muusikatööstust. Ma arvan, et see ongi selle võlu. Aga ärge muretsege, küll see päev ka tuleb. Me hakkame taga igatsema neid aegu. Kui me olime veel noored nunnud. Tegelikult ma olen sellega täiega nõus, et mingisugune muutus on hetkel toimumas ja seda
muutust saab vaadata ka nagu läbi selle, et näiteks sükke plaadifirma nagu Kurvad uudised praegu tegutseb ja nagu niimoodi tuult taha saab, et nagu nii suureks läheb ja samal ajal suured siis major label'id vaikselt nagu tõmbavad ennast koomale siin Eesti turul, et see tegelikult näitab seda, et siin mingisugune muutus on toimumas. Eesti turg läheb rohkem siis Eesti inimeste nägu ja võib-olla kaob ära see nagu välismaalt survestamine, missugust muusikat me siia nagu surume. Ja missugust muusikat peab tegema. Ja, et see võib olla, ma arvan, et see võtab natuke aega, aga sealt kindlasti mingi muutus on nagu tulemas mingid nüüd lähiaastatega. Kuule enne, Kris, kui ma lasen sul küsida, ma küsin siia ruttu. Ma ei taha midagi küsida, ma lihtsalt kuulasin. Mul läheb küsimus meelest ära ja ma ei taha ise liiga palju eetriaega võtta, aga mis mind alati huvitab võib-olla muusikute enda seest kuulda, et ühiskondlikult me mõõdame Eesti muusika eduga selles, et kui hästi meie muusikutel välismaal läheb, eks ole. Ja mina olen hakanud selle peale mõtlema, et mulle endale tundub, et see on väga selline pealiskaudne lähenemine. Sorry, see on isegi väga kapitalistlik lähenemine, et sa oled saavutanud ainult siis midagi, kui sa oled välismaal keegi, eks ole. Ja see ei pea ju tegelikult üldse nii olema. Et kuidas te ise tunnete, kas teie eesmärk on välismaal läbi murda, kas Eesti muusikute eesmärk on ja peab olema murda läbi välismaal, et alles siis te olete keegid või see, et te saate nagu solidly tegutseda siin? See sõltub hästi suuresti žanrist, sest et ma arvan, et meiesuguse bändi point pigem on see, et mitte nüüd ainult, et valiks välismaal elama, vaid et no, sa pead lihtsalt seda tegema, et kui ma tahaks lihtsalt päevatööna seda bändi teha nii-öelda päevatööna, siis meie peaksime, ja millega me tegeleme ka on ju tasapisi, on ikkagi välismaal läbi lüüa. See on puht finantside küsimus. Ja see tegelikult me räägime ikkagi sellest sihtgrupist või nagu, kellele me selle muusikat teeme, kes meie potentsiaalsed fännid on. Ja nagu me teame seda, et nagu kogu Eesti rahvas ei ole meie potentsiaalne nagu turg. Ja kui me otsime neid inimesi, kes meie potentsiaalne turg on, siis paratamatult nad on välismaal. Ja kui me tahame, et me saaks teha nagu regulaarselt suuri kontserte, siis me peame kaasama selleks välismaa publikut, et saaks seda mujal ka teha. Aga kui tõsiselt Eesti artiste välismaal võetakse? Selle potentsiaaliga nad võiksid seal läbi lüüa? See on minu arust kahe teraga mõõk kuidagi, et ühest küljest nagu tahetakse just ühesõnaga, kes hästi läbi löövad on siis, kas ei teata, et nad on eestlased ja nad sulandavad hästi sinna massi või siis teisest küljest on nagu see, et nii äge, mingi põnev, mingi provintsiriik kuskilt kaugelt, et sealt tulevad mingisugused puuluubikesed ja mingi duoruut. Et see nagu mingi folkmõjutustega Eesti staff läheb ka nagu omamoodi peale, et me oleme kuidagi kuskilt vahepeal seal. Ja, no me oleme nagu... Meil läheks välismaal selles mõttes loodetavasti hästi oma muusika tõttu, aga kui me mainiks, et me oleme Eestist, siis ma arvan, et see ei mõjutaks midagi selle. Ja nagu me oleme kõige klassikalisem bänd, nagu meil on all dudes, nagu see on see aegade algusest, mis on nagu bänd olnud, et selles mõttes, et kui me räägime mingi Beatlitest ja mingi seda tüüpi bändidest, siis sul tuleb kohe see mingi 4 punt ette, nagu 4 mingit kutti seal mängivad kuskil. AI generated rock band oleme. Ja et nagu, et me ei jää silma, et meil ei ole nagu midagi selles mõttes unikaalset, et me teeme lihtsalt indie rock mussi inglise keeles, kus on nagu väga globaalne turg ja nagu ürita siis konkureerida kõigiga põhimõtteliselt selles. Me peaksime Brasiiliasse minema. et kui sa juba teeksid selle samat asja eesti keeles, siis välismaale minnes sa oled juba teistsugune, sest et see on eesti keeles. Või Indoneesiasse, kust väidetavalt punk üldse pärit on. Punkrock on Indoneesiast pärit. Aimar Ventsel, tervitan Aimar, kui sa kuulad. Kui ma antropoloogiat õppisin, siis ma võtsin eraldi kohe sellise aine nagu punkrock kultuur. Me peaks nagu teadma. ja kusjuures psühhedeelne Indoneesia punkrock on väga lahe. Nüüd kuulake. Aga ma ei tahtnud üldse Indoneesiast rääkida ega Komodo varaanidest. Vaid sa, Karl, ütlesid, et päevatööna bändi teha. Mis teie päris päevatöö on? Mina olen töötu momendil. Vabakutseline graafiline disainer. High five, maga. Yes. Töötu, mitte vabakutseline graafiline disainer. Jõuad sina ka sellegi. Nii, seal punases nurgas on töötud, kes sinises nurgas? Ja siin on siis töökad või? Tööga. Mina töötan küberkaitses ja käin koolis ka vabal ajal. Sellepärast sa saadki endale Pärnus elamist lubada.
meil on siuke ilge klassi vahe bändi sise. Kas sa, Karl, siis tassid neid, teised lähevad ees, sa tassid? Ei, ma olen ainukene, kelle lastakse istuda laivi ajal, sest ma mängin trumme. Okei, aga ülejäänud 2 siis põhikoosseisust, mis nad teevad? Hendrik töötab musapoes. Ja Villem lõpetab praegu magistrit. Ei, tal on saatmoodi esimene magistriaasta, aga tema läks nagu töölt ära, sest et see magistri tegemise kõrvalt lihtsalt ei ole võimalik nagu tööd teha. Nõus. Aga jah, okei. Ei hakka siin vaidlema. Ei olegi vaja vaielda, aga kas Pärnus põhikohaga, Romet, oled ainult sina või? Jah. Aga mis see otsus oli, miks sa tagasi kolisid? Sest et sa oled ka suhteliselt värske tagasi tulnud, on ju? Jah, 4 aastat nüüd olnud tagasi või? Nagu me elukaaslasega mõtlesime, et ühel hetkel tahaks tagasi Pärnusse kolida ja siis mõtlesime, et aga miks seda mitte kohe teha. Ja siis tegime endale nagu siukse sisemise kokkuleppe, et vaata, me oleme aasta ära ja siis kui ei meeldi, siis me saame alati nagu tagasi minna, et ükski koht meid kinni ei hoia, aga lihtsalt läheme proovime ära. Ja olime aasta aega elanud, tegime selle väikse vestluse ja siis mõtlesime, et kuule tegelikult päris mõnus on, et nagu ei taha tagasi Tallinna. Ja nüüd on palju mõnusam Tallinnas käia, sest et nüüd on nagu võimalik Tallinnat nautida, sest ma ei tea, külalisena on sinna toredam minna, kui seal elada minu arust. Ja Karl, sina ju ei ela Pärnus. Mitte momendil. Aha, nii. Ma lähen sinna, kus ma tahan lihtsalt tundagi. Praegu tulid näiteks Ülenurmelt. Ülenurmel käisin õnneks umbes nädal tagasi. Karl elas ka ju siin vahepeal mingi 2 aastat. Ausalt öeldes mul endale sassi läinud, sest ma olen nagu nii palju erinevates kohtades elanud, et Eesti on väike, piisavalt. Saab rattaga igale poole väidetavalt. Rattaga võid saada, aga parkida pole seda kuskile. Aga Romet, sina ju oled ka tegelikult jalgrattur. Ja defineerin ennast kui jalgrattur. Mul ei ole jalgrattur lube isegi neid. Vot jah, siis sa tõesti, sul peale autolube, ega sa ei tohigi sõita. Ei tohi millegi, rulaga ka ei tohi. Ja aga jah, mulle tõesti meeldib rattaga sõita, aga nüüd, kui ma elan Pärnus nagu täiesti kesklinnas, siis ma väga tihti ratta peale ei satu, sest mul on nagu jala palju lihtsam igal poole minna. Aga no rannas ja igal pool, nagu mis vajab nagu natukene liikumist, siis ma pigem lähen rattaga. Aga milliseks, ma ei tea, ma usun, et me võime teha väikese tagasivaate eelmisesse saatesse ka, et milliseks sina siis neid Pärnus rattaga liiklemise võimalusi hindad, olles ka, ütleme, ma ei loodan, et keegi ei solvu, aga keskmisest teadlikum linnaruumi osas kindlasti. Kõik mitte teadlikult solvusid. Mina näiteks solvusin. Ära siis praegu kuula seda. Ma olen minema. Aga ma kuskil mainisin ka seda samat asja, aga minu arust Pärnus on, kui me räägime rattateedest, siis Pärnus on täpselt 100 meetrit rattateed olemas nagu ja see on siis seal Endla teatri kõrval see, mis läheb sealt. Mis asi see on üldse? Seal on ainuke rattatee nagu. See ongi päris. Ja see ongi päris. Aga no, et see on see ainuke rattatee, millest me saame rääkida, et meil on eraldatud rattatee Pärnus. Ülejäänud asjad, mis on nagu, ma ei tea, mis asi. Need ei ole rattateed ja need panna koos liiklema jalakäijad ja ratturid ühte ruumi, kus nende kiirusel on täiesti erinevad, see ei ole nagu mõistlik ja see on kõigile ohtlik ja nagu ütleme, et uus linnaruum, mida Pärnust tehakse, on minust natuke nagu kurb. Et kogu see uue silla ümbrus, et see on väga autode nägu ja nagu seal jalakäijana, ratturina seal ei ole nagu väga mõnus liigelda. Nüüd abilinna, vabandust, ma võin endale lubada sirge unelisust. Aga et abilinnapea ütleb sellele, et ma midagi muud ei kuulegi, kui ainult nuttu ja hala. Me teeme nii palju häid asju ja olulisi. Ja kindlasti tehaksegi. Eile sõitsin Munamäest mööda mõtlesin, vaatasin, valimised. Munamäe park saab korda ilmast. Aga et see, et asfaldile on joonistatud jalgratas, ei tähenda seda, et meil on turvaline jalgrattaliikluse võimalus ja siis mina elan Raekülas ja liigun kesklinnas. Nice. Okei, Karl, Kalevi puiesteel 88.
ma enda aadressi igaks juhuks ei ütle. Ma ka mitte, aga ma olen Raekojas pärit. Ma ei ela seal enam, aga ma kasvasin üles. Ja mina alles kolisin, ma olen muidu elanud kogu aeg kesklinnas ja rannarajoonis, aga nüüd siis kolisin Raekülla, sest et kujutage ette, ka Pärnus võib olla liiga lärmakas. Aga mida ma tahtsin öelda on see, et ma sõitsin siis kesklinnast, sõitsin mööda Karja tänavat rattaga. No joh, ei tii, seal kõnniteel ei anna sõita, sõiduteel ei ole nagu väga mõnus, siis sealt edasi mööda Mai tänavat ja siis ma ei saanud aru, mis asi see on nagu natuke enne Mai kooli, pärnakad teavad ja Pärnut teadvad inimesed, ühesõnaga natuke enne Mai kooli, seal kus on see süke kahekordne huvitav elumaja, seal äkki tekkis kõnnitee peale sinine jalgratta märk õhust. Mis asi see on? Guerilla kunst äkki? Ei, ise otsustanud. See on niimoodi, et sa sõidad ja siis ta äkki näitab sulle. Ma tean küll, et ma sõidan jalgrattaga, thanks nagu. Et mis asi see on? Et tehakse mingisuguseid kummalisi asju, aga et kas sellel on ka mingi otstarve? Ja ei, tehaksegi väga kummalisi lahendusi ja üks asi, mis mul lihtsalt endal meel tuleb, on siis samad mood seal kesklinnas, mis on siis Vanapargi ja see uus ringtee, mis seal tehti. Ja siis me käisime ise ka nagu linnaametnikega rääkimas, meil oli üks ettepanek, sest et seal on üks välja kujunenud nagu jalgtee, kus inimesed kogu aeg kõnnivad ja siis nagu oleks loogiline siis sinna nagu teha kõnnitee, sest et inimesed nagu, et ilmselgelt nad tahavad kiiremat teed ja nagu tahavad siit liigelda. Ja mis siis nagu selle uue ringiga tehti, on see, et see võimalus võeti täiesti ära, et sealt enam ei saagi üle minna ja siis sinna pandi haljastus ette, et nüüd inimene peabki ringiga liikuma. Et tegelikult nagu sul on vaata nagu seda maastikku, sa näed ära, et kuidas inimesed tahavad liikuda, kus neil meeldib liikuda, et siis nagu toeta seda, et see oleks lihtsam ja kiirem nagu liigelda. Ja see on ka asi, kus tõstab antropoloog käed, kuulge kaasake antropolooge selleks, et uurida inimeste käimisteid, igapäeva eluvalikuid, kuidas inimesed, need samad linnakodanikud, eks ju, kuidas nad tegelikult oma liikumistrajektoore valivad, mida nad teevad ja alati ei ole see valik sellepärast, et see on mu lemmik ja see on parim, vaid et see on kõige turvalisem viis on ju, kust ühest kohast teise saada. Ja selles mõttes ma ütlen siia vahele, et Pärnu kindlasti ei saanud sinna 150 linna hulka niisama. Ma ütlen selle siia sellisel tonaalsusel vahele, et Pärnu tõepoolest on väga äge elukeskkond ja selleks on väga palju tehtud. Poliitilistesse otsustesse mina ei ole nii täpselt sisse vaadanud, ma ei tea, kas mul üldse see oleks võimalik, eks ole, et ma ei tea, miks teatud otsusi tehakse ja miks teatud otsusi ei tehta, et ma olen tänulik, et meil on ka jalakäijatel sellised võimalused, nagu meil on ja et meil linnapilt nagu püsib ilus, kena, tore, kaunis, turvaline, aga on mingid otsused, mille põhjendustes siis ma ei saa aru, olles poliitikas töötanud, ma tean, et seal on alati 100 kihti, mis tavakodanikuni ei jõuagi, eks ole, aga nagu sa ütlesid, et linnakodanikku võiks rohkem kuulata, uurida seda, mida ta teeb, miks ta teeb, kuidas ta teeb, selle asemel, et lihtsalt suruda, ma kasutan nüüd väga laetud sõna, on ju, suruda mingeid asju läbi, aga mis puudutab neid samu kergliiklusteid ja rattateid, et me oleme nende eest tänulikud, see on nagu see, et sa pead selle alati ette ütlema, et ma olen väga tänulik, on ju, aga see linna areng võiks ju käia nii, et me mitte ei tee ühe asja ära ja siis hakkame järgmist vaatama, vaid need võiks käia kuidagi käsi käes. Jaa, no pluss ka see, et linnakodanikke kuulata, see tähendab seda, et linnakodanikud liiguvad erinevate asjadega, kui sa küsid autojuhilt, et kuidas meil siin jalgrattateedega lood on, jumala nagu hästi on või mis. Ja tehakse kogu aeg juurde ju, et mis probleem on. Ja vaadake, teine aspekt on ka see civic education, ma arvan, mida meie võib-olla natuke püüame siin ka teha, on ju, sellises meelelahutuslikus võtmes küll, aga see on ka see, et inimesed oleks üldse teadlikud, mis asi on rattatee. Rattatee ei olegi kergliiklustee, need on 2 täiesti nagu 2 eraldi eesmärgiga ettevõtmist. Kas kergliiklustee, kas selline termin on üldse nagu kuskil kirjas ka olemas või?
sest et noh, tegelikult need peaks olema täiesti kergliiklusteed, kui sellist ei tohikski eksisteerida, nagu me saame rääkida kõnniteest, me saame rääkida rattateest, aga kui sa juba räägid kergliiklusteest, siis noh, seal on juba nagu mingi probleem selles mõtlemises, et me tegelikult ei tohikski sellisest nagu teest rääkida, sest et me juba nagu tekitame probleemi. Ja sul on 100% õigus ja seeläbi me ka normaliseerime seda, et jalgratturid, tõukeratturid ja jalakäijad kasutavad, nagu sa ennegi ütlesid, kõik eri kiirusel, eri võimusel seda sama liikumiskeskkonda, mis in the end on nagu ohtlik kõigile. Yeah. No võt, kuhu me jõudsime? Kulge, aga... No nii. Raeküla. Forever. Meie bändi esimene proov oli Raekülas. Oota, aga teil ju solist on ka Raekülast pärit või ei ole või? Või, oota. Ta on ikkagi ülejääl üles kasvanud. No nüüd on potato. Oota, vaba. Potato. See on nagu Mustamäe ja Lasnamäe. Täiesti erinevad. Issa, ma ajasin ta Rasmusega sassi. Rasmus, Rändveega või? Jah! Jah, küll jah. Minu isa ja Rasmus ema käisid Raekülas väiksena. Rasmus käis meie klassis. Ja. Rasmus oli mu isa juures praktikal. Nii et tervitused Rasmusele. Nüüd saate aru, et Pärnu on tõesti väike küla. Aga jaa, Raeküla on siuke... Ka viljakas pinnas ägedate inimest. Kuule, ta on nii viljakas pinnas, et me alles niitsime muru ja muru on nagu 3 päevaga. Vaata, me ei oleks nagu liitnudki seda, aga... Vaata, et te mesilastele ka midagi jätate. Meil on Võilile peenratsuisa ja me oleme alati need, kui me Tartus elasime, siis meil naabrid vaatasid natukene, et miks nad niimoodi teevad, suured saared on seal muru sees. Ja nii äge, nii äge. Seda me teemegi. Aga Romet vehkis siin näpuga. Ai, ei. Kui ma tulin siia, ma käisin korra Rometi juurest läbi tema hoovist ja siis ma sain šoki. Muru oli raseeritud või? Bohemian Garden või? See on selline džungel. Vastupidi, et sa pidid nagu otsima sealt muru seest, kas sa üldse näed, kus auto, kus on maja. Tuli kohe see meelde, mingisugune refleks, mis väiksena mu vanaemale õpetas, et nagu kui on kõrge rohi, siis puugid. Ma hüppasin seal ringi. Aga ma kasutan siis sama seda põhjust, et meil on ka seal hästi palju mesilasi ja mitte see, et me lihtsalt ei ole jõudnud. Sa võtad nii tõsiselt seda jätkusuutlikkust, jah? Ei, aga me päriselt jätamegi mesilaste pärast. Aga eestlastel on see on see kevadine, see eestlaste selline nägu tuleb välja, et kukuvad muru raseerima, võib-olla su isa epileerima või mida iganes. See on küll natuke nagu haigus, et see muru peab olema täiesti niimoodi. Võiks juba võlts muru panna, kui jah, et ei, eestlastel on väga ilusad aiad, aga see on ka see kultuuriline ruum, kust me oleme tulnud, et selles mõttes, et toona ja mingil määral jätkuvalt ka täna on peetud seda normiks ja mina küll endas salamisi niimoodi loodan, et me liigume sellest normist edasi, sest et mulle need metsikud aiad selles mõttes nagu meeldivad. Võib-olla mitte nii metsikud kui sinul, Romet, aga jah, et see edasiliikumine oleks ju ka tore. Korra lähen siinkohal selle linna teema tagasi, sest et üks asi, mis mind ennast nagu on hullult häirinud, see ei ole ainult Pärnu probleem, vaid see on üldse Eestis, et kui sa lähed, kus iganes on natuke nagu tee ääres mingit rohelist ala, siis seal on alati see ära niidetud muru, et mitte kunagi sa ei näe nagu teede ääres, kõnniteede ääres nagu mingit põõsastikku ja mingit muud loodust peale selle, et on olemas mingid kõrged puud ja siis on lihtsalt täiesti paljaks niidetud muru, mis on nagu kollakas ka, sest et seda niidetakse iga päev põhimõtteliselt. Et nagu need kõik pargid, tegelikult me ei saa rääkida mingist liigirohkest pargist, sest et seal on nagu, seal on 2 seda vööndit, et sul on see muru ja siis sul on nagu kõrge puu. Ja sellises keskkonnas väga ei taha mingisugune orav või mis iganes väike nagu loomake elada, sest et see ei ole keskkond. See ei ole talle turvaline. See ei ole turvaline keskkond. Et ma olen näinud kesklinnas, kuidas jänes nagu otsib pargis kohta, kuhu peita ja siis ta lõpuks jääb lihtsalt muru peale seisma, sest ta on liikumatu, sest ta ei oska kuhugi minna. Issand, täna räägi, see teeb mu nii kurvaks. Ma räägin minu eelmise suve üks mäles, tegelikult see oli isegi sügisel, sõitsin rattaga õhtul koju tennishallist mööda, issand jumal, ja sõitsin jänesega kõrvuti.
mina sõitsin seal kõnniteel ilmselgelt onju, sest et seal rattateed ei ole ja siis Jänes pani läbi parkla tennishalli eest läbi ja kuhu ta siis lõpuks maandus oli need õunapuud, mis on istutatud enne sinna, nüüd see on Maikool, minu jaoks oli ühisgümnaasium, et jah, et siis ta läks nagu sinna alla nii-öelda minu eest peitu ja mina elan siis Mais seal nii-öelda uues elamurajoonis ja seal olen ma näinud absoluutselt kõiki hunti, rebast, jäneseid, mingitest väiksematest loomadest rääkimata ja mu üks sõber ütleb mulle alati, aga sinu maja on ehitatud ka sinna vanale heinamaale, mis seal vaata Mai bussipeatuse taga oli. Ma ütlesin, et okei, aga saad aru, ma olingi nagu heinamaal, aga minust edasi, või mina olen, aga minust edasi ikkagi algas seal mingisugune liigirikkus on ja selle peale muidugi mingid inimesed ütlevad mulle, kuule lõpeta ära, et see oli lihtsalt üks väike sohu seal on ja et need puud pidigi sealt maha võtma, aga saad aru, see väike paksus, roheline paksuski, mis seal oli, see on sealt kõik läinud, et seda linnulaulu ei ole seal enam, mida ma 2 aastat sain nautida. Ma ei ole näinud ühtegi jänest enam, ühtegi rebast ja ma nägin neid ikkagi teatud regulaarsusega. See neil ei ole enam nagu mitte kuskil seal olla. Tuleraaja küll. Ma ei taha tuleraaja küll, ma tahan, et neid rohelisi tutakaid ei võetaks maha linnast. Tegelikult, kui ma rääkisin, et ma sõitsin lastega, eks ju, sealt mööda Merimetsa tänavalt kesklinna ja siis 2 kitse läksid üle tee. Ja linnainimene võib küll väga heldinult ohata, et kui nunnu, meil on loomad linnas. Tuul Sepp ütleks selle kohta nii mõndagi, loomaökoloog, eks ole, ja bioloog. Et miks need loomad meil linnakeskkonnas niimoodi. Ma tahtsingi just öelda midagi nunnut, ma enda arust mõtlesin, et nunnut ja ma hakkasin kahtlema. Mina nägin eelmiste munade pühade ajal öösel sükest 3 jänkut mööda hüppamas, mõtlesin, et see on nunnu, aga miks nad siis kesklinnas on? No võt sellepärast, et nad tulevad sinna keskkonda või on seal keskkonnas, kus ma ei saa öelda, et me oleme kogu Raekülas pole midagi teha. Nemad naudivad seda melu. Me oleme seda loomulikku ja looduslikku keskkonda nii palju tegelikult mõjutanud. Kuulge, ma nüüd me läheme siin ära Pärnust kaugele, aga me räägimegi ka suurtest asjadest. Ma olen 2 aastat järjest näinud tee ääres karusid, see ei ole normaalne. Ma eelmisel või üle-eelmisel nädalal, ma ei mäleta, sõitsin Narva koolitama ja sügisel käisin Seenemetsas, nägin metsist, mõtlesin, kui haruldane, sest metsis on tõesti, ta on ju kaitstav liik. Seekord sõitsin ja Surju kandis tee ääres, maantee ääres jalutas metsis. Ei ole minu meelest normaalne. See, et kullid ja igasugused kullilised on nii palju sageli tee ääres. Ma olen juba aastaid seda rääkinud, 3 aastat äkki, et ma ei ole seda varem niimoodi märganud ja kuna ma koolitan mööda Eestit siia sinna Ivo linna, kui me juba muusikast räägime, et siis ma sõidan päris palju, tõesti autoga, muidu ei saaks Orissaarde koolitama näiteks niimoodi minna, aga et ma märkan seda, et see pilt on muutunud ja ma ei ütle tingimata, et ma nüüd tean, kuidas siin peaks metsa majandama, aga nagu something is off. Minu arust linnud on üldse viimastel aastatel üha ülbemaks läinud. Kohutav. Mind ründas Tallinnast täna üks tuvi järjekordselt. Siis on kajakad mulle kallale tulnud, nii et lindudest ma hea meelega räägin. Mul on literaali oma kana kitkuda selles. Tartus on vares, kes ründab inimesi näiteks. Ja mingi üks spetsiifiline vares. Ja kõik teavad seda. Aga minul on väga kahju näiteks, kui inimesed on tuvide suhtes vaenulikud, sellepärast, et tuvi on tegelikult kodustatud lind ja nii nagu inimene ikka ühel hetkel otsustas, et tema ei viitsi enam tuvidega tegeleda, siis nüüd nad meil siin seda linnapilti täidavad, kuigi nad ei ole tegelikult üldse loodud selliseks eluks. Tuvide lugu on natuke nagu traagiline, et ise tõime nad siia, siis nagu panime sinna, et minge nüüd ära. Jah, täpselt. Neid kodustasime üldse kunagi? Nad aitasid sõnumeid viia ja nad olid abiks meile, ma ei teagi, mis seal sõja ajal nad olid ju tegelikult oluline viis, kuidas sõnumeid internetti ja 80-ndatel ja tuvid on ka väga intelligentsed linnud, et ja ei päriselt, kui nende kohta nagu, kui sa võtad selle vaevaks ja sa päriselt uurid tuvi kohta ja ei ole kinni selles, et ta on lendav rott
onju. Et ma leiaks inimesed... Rott on ka intelligent. No öeldakse, et kui tuleb uputus, siis rott on ainuke, kes ellu jääb. Aga jah, et mul on väga kahju, et me niimoodi sildistame neid loomi vähem väärtuslikeks ja rohkem inimlooma kohta võiks, ma arvan, palju rohkem selliseid võrdlusi välja mõelda, kui selle vaese lendava roti. Jah, selle lendava roti puhul. Ei, ma võin ka mitu erinevat inimgruppi välja tuua, kes mind rünnanud. Minu arust selle lendava roti puhul on lihtsalt nagu hästi nagu naljakas on see, kuidas ta pesa teeb, sest et ta ei oska pesa teha ja siis ta lihtsalt nagu suvalt tee peale muneb ja siis viskab sinna 2 oksa peale ja siis see on nagu pesa. No vot, aga see on võib-olla üks näide jälle sellest, et ta ei ole loodud nagu sellises keskkonnas üksi hakkama saama. No vot, jõudsime Boondocksist välja tuvideni. Üle hämarduv tänav. Aga mulle tundub, et me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama ja tegelikult see esimene küsimus, mis mul oli, ega te Romet ei tulnud siia ainult sellepärast, et meie teile meeldime. Tegelikult teil ikkagi on ka Boondocksiga nii üht koma teist kavas. Me rääkisime enne linna planeerimist. Mul tuli... Ei saa, me läheme ikka tagasi linna juurde. Ma seon selle ära, sest meie järgmine kontsert on siiski ikkagi Tallinna linnaruumi festivalil. Just nii, jah. Väga äge. Kohale tulevad nii paljudki linnud. Linlased ja linnud. Ja see on 15 juuni. See on Tallinnas. Seal esineb veel Boy Pepperoni ja Valge tüdruk ja Ann Marlen või? Ma plakati peal ei näinud teda. Võib-olla siis teda ei ole, aga Valge tüdruk ja Boy Pepperoni on seal küll. Kurbade uudiste on artistid. Aga teil ju tuli ikkagi uut muusikat välja. Ja meil tuli märtsis tuli ka uus album välja. Natuke siin rääkisime ka sellest. Karl, räägi, mis me tegime. Oi, see oli pikk protsess. Võib-olla ärme siis sinna lähe, teil tuli uus plaat välja. Ei, ma mõtlen, et selle plaadi tegemine oli hästi pikk protsess. Varasemalt on tavaliselt nii, et mina olen kirjutanud eamas materjali ja üsna siis nagu efektiivselt aega kasutanud ja oleme need ruttu välja saanud. Poole aastaga tavaliselt valmis on. Aga seekord me alustasime seda nüüd juba peaaegu 2 aastat tagasi. Ja 2023 augustis hakkas selle protsess pihta ja tegelikult mõte oli umbes, et võtame aasta on ju. Ja siis see muutus ka, et me kõik kirjutasime seekord vahepeal üheskoos, vahepeal eraldi, aga niimoodi, et põhimõtteliselt laulu kirjutamist on seal meilt kõigilt põhiliikmelt siis. Aga ma saan aru, et põhiline kirjutaja oled siis sina või? Olen olnud. Oled olnud. Vaatame, kuidas edasi läheb. Et see oli süke huvitav aeg nagu võib-olla selle dünaamika mõttes ka, et me kõik nagu kuidagi harjusime kuskil uute rolli. Ja siis kuidas nagu kuskil prooviruumis läbi arutada, et mis lugu tuleb albumi peale, kuidas me läheneme sellele loole, et see protsess oli kindlasti palju pikem, sellepärast ka, et see oli väga palju vaidlusi. Et demokraatia on väga messy. Demokraatia on messy. Enne oli fašistlik diktatuur minu all. Nüüd oleme demokraatlik bänd, et asjadega läheb kaua aega. Mina ütlen, et nii nagu ka maailm läheb ka meie bänd, et ma loodetavasti natuke läheme ikka see autoritaarse suuna. Oh my god, ei, democracy is the best kind of messy, on ju Pluto? Jaa. Sa ei saa küsida, kas ta nõus on. Ei ole demokraatia, ta peab vabalt vastama. Kuulge, aga mul on täiega hea meel, et sa Romet kirjutasid, et sa teid välja pakkusid, et te tulite, et sa jõudsid õigeks ajaks kohale. Karl siis. Minul oli küll teiega väga tore, ma arvan, et Krisil ka. Meil on üks küsimus, mille me igale saatekülalisele mitte edastame, vaid esitame. Kuidas sina rikastad Pärnut ja kuidas Pärnu rikastab sind? Wow. Las Romet. Las Romet alustab, sa võid mõelda see nii ka. No tegelikult ma üritan väga palju igasugustest kultuuriaktsioonidest osa võtta ja ka linnaruumi panustada, et käin vahepeal ka ametnikega suhtlemas ja nendel rattastrateegia kohtumistel isen alati enda arvamust avaldamas, et ma nii palju, kui ma jõuan ja jaksan, siis ma alati üritan enda hääle nagu teatavaks teha linnale. Ja kuidas Pärnu rikastab mind või?
küsimus, ma ei oska öelda, siin on väga mõnus. Ma elan siin tänu, jah, ma tunnen juba ennast tänu sellele rikkamana. Noh, Pärnu on rikastanud, rikastab edaspidigi mind kas või selle tõttu, et me oleme kõik oma albumid siin salvestanud ja see on väga hea muhekoht, kus loominguliselt vabalt tegeleda. Ja kuidas ma vastu rikastan, no praegu ma oskan teile seda lubada, et edaspidi, kui ma intervjuud annan, siis ma ütlen, et kui muusikast räägin, siis ma olen Pärnust. Et tulge siia mussi salvestama. Väga äge. Mega suured tänud teile, nii lõbus oli ja nüüd ma mõtlen, et kust me leiame järgmised külalised, kellega täpselt sama lõbus oleks. Kindlasti on. Ja kindlasti on. No pressure tulevastele külalistele. Aitäh. Ja aitäh. Aitäh. Ciao. Ciao.